Siin see meie kohvipoiss on. Tallimehed panid talle sellise hüüdnime, kohvipoiss. Ohoo, kohvipoiss pani juba minema. Ema muutus väga närviliseks. Aga lähme siis võib-olla välja. Selline on täpselt 1-nädalane hobulaps, kes tegi minisünnipäeval oma esimesi tiire maneežis. Hobustega ongi niimoodi, et nendega on kas kõik hästi või kõik on halvasti, kui nad sündivad ja temaga õnneks on siiamaani kõik hästi. Nimi sündis, kui Olevi tütar nägi Talli kaamerast poegimise algust ja Talli poole sõites mängis raadios Espresso Macchiato. Kuivõrd tema isa on E-tähega, siis selge oli see, et me selle nime E-tähega peame leidma ja tütar arvas, et see võiks nagu väga hästi sobida ja olla selline hetkel väga aktuaalne nimi. Et nagu nii keegi tahab seda panna, et siis meie, kuivõrd nii varajane vars võib öelda, et tavaliselt need varsad natukene võib-olla sünnivad hiljem kõigil, aga et siis õnnestus meil see nimi ära panna. Et ega ta muidu oleks teda kindlasti ära pandud. Sama nime teisele hobusele panna pole just keelatud, aga tavaliselt keegi nii ei tee. Tema ema on puhas Hannover, nii et puhtatõuline saksa hobune, sinivereline. Aga papa on tal Eesti sporthobune. Pariisi tall on tegutsenud juba 27 aastat. Ka Olev ise on lapsepõlves ratsutanud. See tall konkreetselt sai oma alguse siis nii, et vanem tütar tahtis mul ratsutada. Ja siis ma pidin teda kogu aeg nagu trennidesse vedama ja siis ma mõtlesin, et ei, et meil on kõik võimalused endal olemas hobuste pidamiseks. Et mul on kergem sulle hobune osta. Lapsi käib trennis 30 ringis. Kõige kaugemad on vast siin Kuusalu vald ja Roosna Alliku ja rääkimata siis Rakverest ja Tapalt ja Kadrinast. Üks kõige õigem tegu oli selle maneesi tegemine. See on nüüd meil 5 aastat vana, ratsakool on natukene vanem. Aga me jõudsime täpselt enne seda koroonaaega ja kõike nagu teha ja sealt edasi oli nagu plahvatuslikult läks, et siis peale seda oli vaja talli laiendada ja lapsed on toredad, kes meil ratsutamas käivad ja sa näed nende arengut. Aga muidugi ühe talli omanikul valmistavad hobused ka väga suurt rõõmu ja need väikesed eriti, kes sünnivad. Ega kerge ei ole. Inimeste ostujõud on üks asi ja ütleme, kulud on siin samas Pariisis või Tallinnas on selle hobuse peale praktiliselt samad, aga boksi hinnavahe on 2-kordne umbes. Nii et meie peame siin hakkama saama poole väiksema rahaga. Aga tall on populaarne. Me korraldame väga palju võistluseid ikkagi, et oma talli omasid ja ka suuremaid, nii et see on üks nagu see, miks meie tallis ka tahetakse nagu olla, et me korraldame ja käime ise võistlustel. Pariisi küla sai nime 19. sajandil, kui Saksi mõisnik külastas Jõepere mõisniku 36 saunikule ehitatud küla, kus oli 4 tänavat, mitte nagu Eesti külas tavaliselt. Vananaiste, vanapoiste ja vananaiste põik ja vanapoiste põik. Ja siis Saksi mõisnik ütles, et siin on nagu Pariisis ja sellest see nimi külge jäigi. Aga meie loo kangelane Espresso Macchiato. Milline tulevik teda ootab? Kindlasti sporti. Tal on nii üks kui teine. Ema poolt on ta koolisõiduliin, isa poolt on ta takistussõiduliin. Et tema vanaisa on Elvis Terpute, kes on nagu ka küllaltki selline tuntud takistussõiduliini esindaja. Nii et ma usun, et sporti ta läheb. Ja meie tall on ka nagu ikkagi spordisuunitlusega, nii et küll me ükskord siin leiame mõne lapse, kes temaga võistlema hakkab. Ta on nagu selline üliuudisimulik ja julge, mis on nagu väga head omadused. Üpris sihukene kerge jalaga poiss. Ei sobinud. Espresso Macchiato.